saade ja ma tunnen juba jõuluhõngu, keda jõulud tunnendab juba peale. Õues on kõik valge, juba päkavikud käivad ringi, toovad sussi sisse põnevaid üllatusi. Tänased teemad on, kuidas meie koolis möödus esimene advent ja veel räägime sellest, kuidas meie noorem meediaringirühm käis Tallinnas Solalise keskuses võtmas auhinda vastu animatsioonifilmul. Jõuludele eelneb ettevalmistusaeg, mis algab esimesel advendipühapäeval ja kestab jõululaupäeval. Kuidas sulle see reis meeldib? Siiamaani on väga vahva. Kas sa arvad, et sul on vedanud, et sa oskad hästi joonistada? Ma arvan, et on vedanud. Kuidas te jõudsite tähtajaks valmis? Tegime vaheajal ja kunstitundide ajal. Ja õpetajad lubasid, siis oli kõik korras, jah? Tunnete, ka sa ootad siin praegu? Ma ootan, et meie filmi ka näidatakse seal või siis 3. klassis. Lehma seigas Rootsi. Meite lehma karjamaa oli mere ääres. Venelaste piirivalve kõndis suure laia oa sisse, et uurida, kas mõni jälg on peale läinud. Ema viis lehma üle tee põllu kargele sööma. Ühe korra oli lehm ennast lahti tõmmanud ning mere äärde karganud. Seda näinud piirivalvurid. Püssid käes sihtinud ema, kui ta lehma üle küntud maa tagasi ajas. Ema käratanud nendele vastu. Mis asja te kisate? Ega ma lehma selgas Rootsi ei saa minna. Jäetud siis rahule. Loo joonistajaid nutikaks Salm Ülikooli 3. klassi õpilased. Liismere Laab, Karl Kodukere, Kristjan Treira ja Erika Filippov.
Rootssist. Saksamaal ja Norrast. Jätkuvalt on meid vaadatud Soomes ja ka loomulikult Eestis. Ütlen ühe suure ülemaailmse hoiatuse. Punased, väikesed, suure kõuga mehikesed käivad akna taga, nad piiruvad teid. Tere! Sina, ma arvasin päkapikk.